Eile andis aktsiaselts E-Piim tootmine sisse pankrotiavalduse. Kas ja kui keerulisse olukorda see aga paneb põllumehed ja kas on lootust oma saamata jäänud tulud kuidagimoodi päästa? Meie ettevõtte ehk siis E-Piim tootmine on olnud sellises üsna nagu pingelises rahalises seisus tegelikult päris pikka aega. See läks veel keerulisemaks eelmise aasta teisel poolel, kui juustuhinnad maailmaturul ja ka võihinnad ja ka pulbrite hinnad maailmaturul kukkusid kolinal kokku. Aga samal ajal jätkati siis sissetuleva piima eest läbi ajaloo kõrgemate hindade maksmist. Selline olukord tekitas ettevõttel igapäevasesse rahavoogu miljonitesse ulatuvad augud. Üks lahendus oleks olnud see, kui oleks leitud ettevõttesse lisakäibevahendeid, mida aga ei tehtud. Aga selge on see, et seda tehast maamulalt enam ära kokku ei korja ja ära ei vii. Meie lootus on uuele peremehele ja nominaali ehk siis selle 1000 tonni vastuvõtule. Veel kord, kui Paide tehas saaks 1000 tonni päevas tootmise käima, siis jääb piirkonnas juba vajalikku tooret puudu. Kuigi hetkel on sisse viidud alles pankrotiavaldus ning edasine on ilmselgelt pikk ja kõiki osapooli väsitav protsess, siis tehast tegevjuhi sõnul kindlasti sulgema ei hakata, sest kõikide osapoolte huvides on säilitada ettevõtte väärtus. Ja see tähendab seda, et piimatootjatel on endiselt koht, kuhu piima tuua ja et ka rahad neile laekuvad tõenäoliselt isegi kindlamini kui varem. Me oleme juba pöördunud ka Euroopa Komisjoni poole, et saada selgust, kuna küsimus ühelt poolt on ju ka toidujulgeolekus, mis on Euroopas prioriteet, aga teistpidiselt me saame aru, et kuidagi turgu ju moonutada ei taha, mis tähendab, et on ka väga selge piiritletus riigiabi reeglites, sest meil on ju tegelikult erasektoris toimivaid piimatööstusi samamoodi ja me kuidagi ei taha turgu solkida, vaid me tahame, et tehas kui selline erasektori käes jätkuvalt Eestis tööl oleks. Põllumeeste jaoks on tegemist äärmiselt keerulise olukorraga, sest lehmad ju lüpsavad piima edasi igapäevaselt. Kõige kurvem selle asja juures ongi ju see, et ega sa lehmale ei ütle, et ära täna lüpsa, et meil on täna selline pankroti eelne või siis pankroti välja kuulutamise aeg ja ära nüüd lüpsa, et lehm lüpsab ikka endiselt 2 või 3 korda päevas oma kilot täis ja sellele piimal on kohta ju vaja, et ega ta jahutis ka üle 3-4 päeva ei seisa. Piirkond meie jaoks, kuhu seda piima tarnida, on ikkagi Baltikum ja Baltikumi ülejäänud piimatööstused tänases turu madalseisus toorpiima juurde ei vaja. Nii et see, et Paide tööstus täna ikkagi edasi prooviks toota, on väga oluline. Kui palju neid põllumehi on, kes ei ole siis tõepoolest E-piimast rahasid saanud? No, neid ükshaaval ette lugeda on keeruline just jah, aga sisuliselt 400 tonni päevas toorpiima on siis täna 2 kuu jooksul ilmselt maksmata ja kokku on see summa 30 miljonit, sellest on nüüd päris palju räägitud. Kas aga need piimatootjad, kelledel on kuuldavasti E-piimalt rahasid omajagu saamata, võivad nüüd suu puhtaks pühkida? Kogu piim, mida piimatootjad alates sellest aastast jaanuarikuust siia on toonud, kõige eest on arveldamine juba käimas, oleme suutnud kinni pidada nendest lubadustest, mis me oleme andnud. Nii et siin seda muret ei ole, aga jah, kahjuks need võlad, mis on nagu eelmist aastast jäänud, nende lahendamisega tegeleb ja peabki tegelema siis E-piima ühistu. Ajaloost on ju teada, ühinenud Meiereide pankrot, Rapla piimatööstuse pankrot ning läbi on elatud ka Tere piima raskused. Mida see tähendab Eesti piimaturu jaoks, selline olukord hetkel? Usun küll jah, et täna on aeg, kus päris mitmes peres või mitmes ettevõtmises tuleb väga tõsiselt mõelda, mis tulevikus saab.